Tere kõigile! See kaasaegne, väga lihtne, kuid samas usaldusväärne meetod tugevate, uskumatud soojade ja rekordiliselt odavate seinte ehitamiseks on juba oma ajalooga. Juba siis, kui kasutasin selliseid seinu esimest korda oma projektis maja $1000 eest, mõtlesin nende laialdaste kasutusvõimaluste ja isegi karkassita ehitistes kasutamise peale. Tuletan meelde, et minu projekt maja $1000 eest on ehitatud karkassitehnoloogiat kasutades. Seetõttu ehitati spetsiaalselt karkasside kasutamise eksperimendiks kiiresti 2 rajatist, välikäimla ja välituss. Tulemus ületas kõik ootused. Avaldatud videod äratasid suurt huvi ja tekitasid palju küsimusi, millest peamine oli, kas sellisel viisil saab ehitada ka suuremaid karkassita rajatisi, näiteks maja või sauna. Ja nüüd, üsna lühikese aja möödudes, saavad kanali Besni Ashi Košjaka vaatajad sellele küsimusele vastuse. Need kaadrid, ma arvan, näitavad selgelt, et vastus on jaatav. Kõige kättesaadavamast soojustusmaterjalist, liimsegust ja krohvivõrgust saame lihtsate toimingutega ainulaadsete omadustega materjali, aga kõigest järgemööda. Selle video tegemiseks pidin minema väikesele reisile. Kuhu ja miks, räägin kohe. Jahe sügishommik. Homeli mäeaheliku peamise tipu tipp oli vaevu nähtav madalas pilvises taevas. Varsti muutusid need pilved üksikuteks pilvetükkideks, mida õhuvoolud üle maa laiali ajasid. Sõidan Konstantini juurde, kes on kanalist Patina Usadba. Pärast minu katsete vaatamist ei suutnud ta vastu panna, nagu oligi oodata, ja otsustas samal viisil ehitada 2-korruselise maja. Eile helistas ta mulle ja kurtis, et liimvaht sai otsa. Auto ei tööta, poodi on kaugele minna. Kohtun sõbraga, vaatame, kuidas tal läheb, aitan teda vahuga ja mis kõige tähtsam, teen teile sellest video. Selline on plaan. Eelmisel talvel olin ma siin juba käinud. Nüüd ma näitan teile teda. Üllatavat inimest. Tere Džedžet. Teda ei saa teisiti nimetada. Ma juba näen teda. Ta on seal, vasakul pool. Jätkub, siin ta on. Tere päevast. Vahu, tõin vahu, kiire vahu kohale toimetamine. Nii-öelda see on kõige töisem kingitus. Töine kingitus, võtke. Palju õnne sünnipäevaks. See on vana hea miinus, lühidalt öeldes. Naine sai teada, et viin kellelegi 300 kilomeetri kaugusele vahtu ja viskas mu välja. Seega jään siia elama. Ma ostsin tordi, näed seda? Võtke lastele, võtke tort kaasa. Näe, tort on naisele, ära aja segamini. Peamine, tort on sulle, aga vaht ei ole, mitte vastupidi. Vastupidi, näe, vaht on sulle, tort lastele ja naisele. Kuramus, pagan. Aga näe, vaata. Näe, tõelised sõbrad. Alguses, kui ma kaamera sisse lülitasin, jäi Konstantin kohe vait ja ainult naeratas salapäraselt. Ma mõtlesin, et selle aja jooksul, kui me pole näinud, on mu erakust sõber muutunud päris vaikseks. Hiljem sain aru, et ootuses suurepärasest tulemusest seinte sellisel viisil ehitamisel oli tal nii suur elevus sees, et ta lausa kaotas kõnevõime. Varsti naasis Konstantin oma tavapärasesse olekusse, kus ta ei jätnud kunagi sõnu enda teada. Ta viis mind oma valdustes ringi ja kiitles sellega, mida ta oli ehitanud selle aja jooksul, kui me polnud kohtunud. Aga sellest natuke hiljem. Lähme tagasi super-mega odavate seinte juurde. Õige meetodi rakendamiseks, kui kasutatakse siledel penopleksi lehti, tuleb need karestada. Muide, on olemas ka kohe karedad lehed. Mina teen pinna tavaliselt karedaks metallharjaga, aga kolleeg on vist leidnud veelgi lihtsama ja kiirema viisi. Rauasae lehega karedaks tegemise protsessi ma isegi ei kiirenda. Aga see käib väga kiiresti. Võtan selle teadmiseks. Nullid. Läks 2-3. See tähendab, et salvestus käib, jah? Lihtsalt 2. Uks osutus väga vastupidavaks. Kujuta ette, kui oleksin praegu löönud ja see oleks ära lennanud. Määrisin betooniga ära, kui tegin vundamenti. Aga ukse mugavus ongi selles, et seda saab üle värvida. Samamoodi on mugav ka selle seinaga. Siin ma veel ei koputa, sest siin on veel vara koputada. Nii. Kuramus, pagan, päris lahe. Mulle meeldib. Alguses ei meeldinud, sest oli nii. Ja iga kord, kui ma midagi sellest teen, tundub mulle, et midagi ei tule välja. Või pole teada, mis välja tuleb. Ma ainult loodan, ma elan lootuses. Nii on. Siin on kõik veel tropetšetsi käes. Noh, jah. Täitsa vetruv. See tähendab, et välismõõdud on 4,80 korda 8,15. Seespool pole see palju väiksem.
Noh, minu arvates on see suurem kui maja. Noh, tuleb välja jah. Peaaegu nagu maja. Maja on 6x6, aga tegelikult on see väiksem kui 6x6. 6 tuleb sellepärast, et palgid on 6 meetrit pikad. Aga need ulatuvad ju välja, pluss nende paksus. Siin tuleb pindala järgi rohkem. Ja see saab olema 2-korruseline. Ma ei tea, kuidas see kindlad koos püsib, aga see pakub mulle väga huvi. Ma oleksin võinud ehitada ükskõik millest tegelikult. Mul oli isegi võimalus alustada ehitust plokkidest. Aga ma sain aru, et mul hakkab igav. Ma oleksin võinud kasutada mingeid odavaid, aga väga töömahukaid ehitusviise. Kas hakata neid loetlema? Noh, näiteks saepuru, betoon, pagan, kas või nendest lehmasõnniku kookidest, savist, klinotšurkadest, aga see kõik on nii töömahukas. Et asi pole isegi selles, et ma oleksin liiga laisk seda tegema, aga ma tean oma iseloomu, ma väsin juba 2. või 3. päeval, kui pean ühte ja sama tegema. Aga siin on nii palju vaheldust. Noh, sinu arvate. See on revolutsiooniline meetod, jah. Seal kasutatakse ekstrudeeritud vahpolüstüreeni. Ma olen üldse loomult revolutsionäär. Meie ridadesse on lisandunud uus liige. Aitäh! Kõik, mida Konstantin eespool ütles, kinnitas üheselt, et mul õnnestus teda nakatada selle nakkava ideega saavutada väga märgatavaid ehitustulemusi võimalikult väheste vahendite ja pingutustega. Sõber rääkis, kuidas ta kinnitas esimese rea lehed, kinnitades need vundamendi terasvarraste külge, kasutades püsivormi meetodil tehtud vundamenti. See oli samuti valmistatud ekstrudeeritud vahtpolüstüreenist. Seltsimehed, Konstantin teeb meile väga suure teene selle revolutsioonilise meetodi katsetamisel ja edendamisel. Ütlen isegi rohkem, ta on seda juba teinud. Kuidas? Paljud on ilmselt juba aru saanud. Peamine on see, et ta nüüd ei kahetseks, kui ta täiesti kõrvale jättis kõik klassikalised ehitusmaterjalid, millest ta samuti oli võimalus ehitada. Loodan, et seda ei juhtu, et ta ei kaota huvi ja sõber ehitab lõpuni selle, mida ta endale ette kujutas. Ja et ta ei hakkaks mind hiljem süüdistama selles, et ma teda õrnalt selle poole suunasin. Paljud on kindlasti kuulnud pehmest jõust. Tuleb välja, et see on olemas. Kui mõned lamavad diivanil, kirjutavad vihasid kommentaare ja ootavad, et midagi juhtuks, õigustades oma tegevusetust ja ehituse alustamiseks vajalike vahendite puudumist, siis Konstantin kasutab seda odavat ja tõhusat meetodit ning ehitab. Esimene rida on juba tehtud. Just selle peale kulub kõige rohkem aega ja kõige rohkem vahtu. Siia olen ma juba tükikese kannud. See on mõeldud vuukide nihutamiseks. Kuna hoone on plaanitud püsivaks elamiseks ja veel 2 korrusega, siis otsustas Konstantin kasutada ekstrudeeritud vahtpolüstüreeni paksusega 10 sentimeetrit. Vahtu ma muidugi ei arvutanud õigesti. Vahu oleks pidanud rohkem võtma. Teist rida on palju lihtsam laduda kui esimest. Tõesti. Ja siin on juba kõik mugav. Nagu tšuk, tširk, tširk ja lähed. Ilus vaadata. Mulle meeldib. Juba hakkab isegi ehituse moodi välja nägema. Ilus, lihtsalt ilus. Hea on, kui on sellised sõbrad. Ameeriklane, kui tülitseb naisega, sõidab Hollywoodi filmide järgi Las Vegasesse, peatub hotellis ja maandab stressi kasiinos. Meil, endistel nõukogude inimestel, on kõik teisiti. Meie Valgevene askeetlik eluviis, mis meenutab arenenud sotsialismi, ei soodusta tänu madalatele sissetulekutele sellist moraalset allakäiku. Milleks see Las Vegas? Tundub nagu Sodom ja Gomorra. Kallis hotell, kui on olemas hea sõber, kelle juures saab täiesti tasuta ööbida ja kui natuke aidata, võib külas olla kas või terve nädala ilma süümepiinadeta. Veelgi enam, Konstantinil ei ole ruletiratast nagu Las Vegase kasiinos, seega puudub ka oht kõike maha mängida. Aga võib-olla tal siiski on rulett, ma ei ole küsinud. Ehitusmõõdulint on tal kindlasti olemas, aga ta kasutab seda väga harva. Kindlasti sellepärast, et tal on teemant silmad. Kuidas kruvid ise sisse lähevad, tunned? Täitsa ise. Konstantin ei ole mitte ainult ise õppinud ehitaja, vaid ka 7 poja isa, kes koos abikaasaga elab meie Valgevene pealinnas, Kangelaste linnas Minskis. Ühesõnaga, tõeliselt ainulaadne inimene. Video nende seinte ehitamisest on juba ilmunud Konstantini kanalis Patina Usatpa, põhjustades laiskade seas pahameelt ja heade inimeste, eriti katsetamisimuliste seas suurt heakskiitu. Oma kanalil räägib mu sõber, kuidas ta isikliku talumajapidamise asemel, mis ei jõudnud jalgu alla saada, kuid jõudis ootamatult pankrotti minna, ehitab ökoloogilist kastromõisat. Kõik tehakse ainult oma jõududega ja sellest, mida õnnestub sentide eest hankida. Lingin kanali video alla.
Konstantin, kogenud aednik, andis suurepärase nõu, kuidas saab raskes majanduslikus olukorras vajalikke meheasju osta nii, et naine poleks vastu ega kasutaks oma vetoõigust. Koju nõastes kasutasin kohe sõbra nõuannet. Selleks tegin järgmist. Läksin internetipoodi Semsemjan. Seemnete kataloogist valisin koos oma naisega välja ka meie lemmikkurgid, Baikonur ja mitte vähem armastatud Kusja FF1. Ilma kokku hoidmata täitsin korvi erinevate seemnetega uueks hooajaks, millega hakkasin juba oma teise poole valsust uinutama. Seejärel liikusin kataloogi jaotisse kõik istikute jaoks ning alajaotises fütolambid lisasin korvi oma naise ammuse unistuse, multispektraalse fütolambi viimase põlvkonna dioodidega Vene firma Tšoma. Ja lõpuks, justkui muuseas, piilusin kategooriasse aiatehnika, kus jaotises saed vajutasin kiiresti juba varem välja valitud akutoitel Getsaele Greenworks ja vormistasin kiiresti tellimuse. Töö tehtud. Seemned on väga väärtuslik ressurss, eriti praegustes tingimustes. Isegi firmamärgiga põlle on juba naisele kingituseks saadetud. Külvihooajani on aega kasvatada mikrovõrseid. Semsemjan toimetavad kaupu tasuta üle kogu Venemaa. Tasuta kohale toimetamise tingimustega teie piirkonda saab tutvuda veebilehel. Kaupa toimetatakse ka meie Valgevenesse ja Kasahstani. Tellimuse eest saab tasuda osamaksetena. See ei ole krediit, lihtsalt summa jagatakse 4 osaks ilma komisjonitasude ja lisatasudeta. Suuremate ostude puhul on see väga mugav. Valgustisjoma on tõesti täielikult Venemaal toodetud. Nüüd hakkab see töötama ja valgust andma meie taimede heaks. Jätan lingi internetipoodi Semsemjan video alla. Sooduskoodiga Kosjak kehtib kuni 10. detsembrini. Tervelt 10% allahindlus. Joma valgustab, aga õues on peaaegu talv. Akutoitega Getsaak Greenworks peaks aitama kaasa uutele katsetustele odavas ehituses. On mõte proovida ka savipalki. Sellisel viisil on mu sõber juba hankinud suure valiku aiatööriistu ja vahendeid. Minu puhul töötas see meetod samuti, seega soovitame. Sellest räägime hiljem, aga praegu läheme tagasi seinte juurde. Ka mul endal tekkis väga suur soov nende seinte ehitamisest osa võtta. Kurat, magada ei õnnestu. Selle meetodi puhul asendab ahupaloon paljusid betoonisegu segamisi, mida tavameetodites tehakse betoonisegistiga. Noh, kuidas muljed on? Muljet avaldav. Penopolüstüroli paigaldamisel ei ole vihm üldse takistuseks. Niiskus aitab isegi kaasa liimvahu kiiremale tardumisele. Kui mu sõber eelmisel talvel jagas oma plaane ehitada Castro ökomõis, andsin talle nõu, et üks asi, mis võib teda aidata ja päästa, on ekstrudeeritud vahtpolüstüreen. Konstantin hakkas seda materjali aktiivselt kasutama ja tema asjad läksid märgatavad paremini. Me jõudsime järeldusele, et selline ehitusmeetod sobib suurepäraselt laiskadele inimestele. Tulevase mõisa põhisuunaks saab olema gastronoomia. Seetõttu täiustab mu sõber pidevalt oma kulinaarseid oskusi. Tema tugevuseks on ehtsa Itaalia pitsa valmistamine ja kuna ta tunneb suurt armastust selle roa algataja rahva vastu, siis muretses Konstantin lihtsate itaallaste pärast, et nad võivad tuleval talvel ilma gaasita külmuda. Aga eelmisel talvel minu teise kanali jaoks filmitud kaadrid raustasid mu sõpra. Lihtsad inimesed, kokad, pitsameistrid ja kondolierid kindlasti ei külmu. Need on hetked, mis on filmitud veebruarikuises Hispaanias. Ka seal peab töötab rahvas ilma gaasita hakkama saama ja bursuidest ei hooli me eriti. Seega vaadake kindlasti ka teist kanalit. Link on video all. Kui Konstantin teatas, et on kindlalt otsustanud ehitada seinad ekstrudeeritud vahtpolüstüreenist, ütlesin ma, et siis võib temast saada FPS-i kasutava suurpaneelehituse teerajaja. Sõbrale tundus see väga meeldivat. Ja nüüd nimetattain videost videoni üha valjemini kas suurpaneelehituse teerajajaks, siis suurpaneelehituse teerajajaks uuel viisil, siis lihtsalt teerajajaks või koguni avantüristiks.
selline on elu. Keegi teeb suure leiutise, näiteks leiutab lambipirni, aga keegi teine nimetab selle lihtsalt lambipirniks või litšilambiks. Seetõttu arvasin kogu oma nõukogude lapsepõlve, et lambipirni leiutas Lenin. Rõõmustab ainult see, et ükskõik kuidas keegi end ka ei nimetaks, liigub info sellest odavast ehitusmeetodist pöörase kiirusega inimeste poole. Aga ka meie pole papist poisid ning kasutades ära oma sõbra kuulsuse janu, õnnestus meil oma uurimustes märkimisväärselt edasi liikuda, samuti nende populariseerimises. Selline oligi minu algne plaan ja see õnnestus. Pehme jõud siiski. Nüüd, tänu minu sõbra kätele ja natuke ka minu omadele, mille energiat me suunasime heale eesmärgile, on tõestatud, et kargassita seinad, kus kasutatakse XPS-i, on täiesti reaalsed. Selle eksperimendi jaoks oli meie 15 ruutmeetri suurusel krundil, mis on juba üsna hästi kasutusele võetud vähe ruumi, aga Konstantinil on maad terve hektar. Kogu inimkonna progressiivne osa mõtiskleb nüüd selle ehituse lõpptulemuse üle, sest eesmärgid on seatud ambitsioonikad, lausa 2-korruseline hoone. Muide, osaliselt tänu nendele kaasaegsetele uuendustele märgati minu kanalit ja see nomineeriti isegi 2022 aasta parima DIY blogi auhinnale, mida korraldab see Instrument.ru. Oleksin teile väga tänulik, kui lähete selle video all oleva hääletuslingi kaudu, kerite alla jaotisesse Stroim Sami, leiate minu kanali ning siin vajutate ja annate oma hääle mulle. Hääletada saab novembri lõpuni. Suur tänu juba ette! Ja nüüd viime läbi katsetused. Katsetamiseks tahaks muidugi seina peale panna, aga milleks seda teha? Ilmselt tuleb ikka korralikult katsetada. Konstantin oli peaaegu nutmas. Selline ongi teeraja ja raske saatus. Üks asi on minna juba sisse tallatud radapidi, hoopis teine asi on tõesti midagi uut välja mõelda. Nii, rohkemat, lähme edasi. Mul on juba mõte olemas, kuidas teha odav ja tehnoloogiline vahelagi tala, aga tahaks anda võimaluse ka teerajajast sõbrale oma usaldusväärne tala välja mõelda. Ja samuti ootame väga teie nõuandeid. 2 pead on ikka parem kui 1. Aga näiteks 2000 on palju parem. Äkki on teil veelgi ägedamaid ideid? Konstantini selle video all olevate arvukate ja sisukate kommentaaride põhjal saime aru, et meie kaasmaalased oskavad kõige paremini kaasa tunda siis, kui kellelgi midagi ei õnnestu. Ja see on väga väärtuslik. Ja kuna ma olen südames parandamatu YouTuber ja vaatajate arv ei ole mulle ükskõik, tekkis mul isegi mõte luua kanalil Jasša Kossika laulud eraldi rubriik ja nimetada see näiteks Jasša Kossika kossikad ja ma tunnen, et siis pole 1 miljon tellijat enam kaugel. On ka suurepärane idee tala jaoks, mis peaks veelgi efektsemalt murduma. Ma kasutan XPS plaati peaaegu kõige jaoks. Ainult tualettpaberi jaoks ei kasuta seda. Aga maja on maja. See maja läks väga odavalt maksma ja siin hakkab elama minu kallis sõber Šulik. Aga praegu on Šulik süüdi ja elab siin. Näed, Šulik, miks sa siis nii halvasti käitusid, a? Miks sa kuuti närisid? Ta ei närinud kuuti. Ta vabastas end ketist. Teie tähelepanuks. Lehtlaa. Kahjuks ei ole see valmis tehtud. See on tehtud alustest ja vanast põrandalauast. Kui ma ütlen põrandaline laud, öeldakse mulle, et see on vale. Õige on põrandalaud. Need põrandalauad on kõik alustest tehtud. Ja pingid, kõik, isegi laud on tehtud alustest. Siin on juba mitu korda pidu peetud, nüüd tuleb lauad üle värvida. Aga üldiselt mulle siin meeldib. Siia tuli väga mõnus puhkeala. Siin läheb öösel tööle päikesepatareidega valgustus. Siin on valguskett, tõrvikud, laternad. Palun. Ma panin selle kevadel siia. Ajutiselt. Siin on grill. Väga kallis.
aga väga ilus. See on ahi katla jaoks. Ma tegin selle ise. Katelt ma ise ei teinud. Siin on kõik väga mugav. Saab kohanduda eri suurustele. See on see, mis meie lastele väga meeldis. Sest siin sai neid kosmosesse saata. Nad olid ägedad, keerutad ja siis keerleb see tagasi. Ja toimub ka vestibulaaraparaadi treening. Näed muusika? Oota. See on väga mugav tualett. See on peaaegu lõrnatu, sellepärast, et siin on väljatõmme. Siin on panoraamkatus. Jah, palavaga on siin natuke palav, aga kui ukse avada, avaneb suurepärane vaade metsale. Ja siia tuleb väga palju värsket õhku. Värsket, külma, jahedat, aga sellise ilmaga nagu praegu on siin palju soojem kui õues. Palju soojem, sest see on tõesti soe. Ja see tualett näitab head heliisolatsiooni. Tähendab, heliisolatsiooni omadused on siin väga head. Kui ümberringi trimmeritega rohtu niideti, sai siin rahus ja vaikuses omaette olla. Erinevaid plaane läbi mõelda. Läbi analüüsida möödunud päevi. Kas see on ka Benoplexis tehtud? Ekstrudeeritud vaht polüstyroolist. 30 millisest. Aga näeb välja nagu puidust. Inimesed olid lühinägelikud, ennustasid, et puhutakse minema. Aga minu meelest elas sel aastal üle 3 orkaani. Puud murdusid ümberringi, aga tualett seisab ikka püsti. Mulle öeldi veel, et siit võib läbi vajuda. Aga ma rääkisin oma kanalil üksikasjalikult, miks siit keegi läbi vajuda ei saa. Ja kunagi ei vaju läbi ka. Panne suur pöial üles. Tellige kanalit Pesni Jašek, Jaša Košjaka ja Patina Usatpa. Tellige ka minu teist kanalit, samuti Jenni ja TikToki. Kõik lingid on video all. Vajutage ka kellukesele ja siis ma kindlasti teavitan teid. Las rahu valitseb kogu maailmas. Aitäh! Muusikateoste autoriõiguste tõttu lausime meelega palju halvemini, kui tegelikult oskame. Muidu võib YouTube'il pahandada saada. Hakkame! Aitab tervitamist. Pilistas ja kukkus lauale. Natuke sõi, siis veeres tuhka mööda alla. Laula tapetud laule. Jah, omoodi. Seal pole nii kitsas. Lase vennal siin kallistada. Põlenud inimest ei praeta lagedal väljal. Inglikesed oma silkides, aga meie oleme vabaduses ja pole ei Igorid ega igatsust.